Nojah, see alaesindatud sugu, et me ei räägi enam ju sookvootidest, et naised, mehed, vaid ma tean, Jürgen, sina oled ka kuulutanud, sa teaduse usku inimene. Kristina Kallas oli siin hiljuti samas puldis ja rääkis täiesti sirge näoga. Et see on jumala õige, et 8. klassi õpikus õpetatakse, et on teaduslik konsensus, et meil on vähemalt 20 erinevat sugu. 20 erinevat sugu, vähemalt. Noh, popimad inimesed teavad, et neid on rohkem, aga kuidas see siis välja hakkab nägema, et on 20 erinevat sugu ja neid peab olema vähemalt 40% ühes nõukogus. Mina saan 800%. Et mis jaburusega te tegelikult tegelete? Aitäh, mina ei ole Kristina Kallas, aitäh. Kõigepealt, Jürgen, sinu asi on vastata küsimustele, mitte tänitada küsijate või küsimuste sisu üle. Küsimustele sa ei vasta. Ma küsisin ennem, mida teha selles olukorras, kus me ei räägi mitte erinevatest sugudest, vaid alaesindatud soost ja sinu enda valitsuskaaslane kinnitab, et sugusid on kümneid ja kümneid. Et kuidas mahuvad 10 sood ära 40% ulatuses sinna, sellele sa vastata ei tahtnud. Teiseks ei ole vaja valetada puldist. Seda, et Reili Rand ei ole eelnõud lugenud ja ei tea, mis seal kirjas on, selle okei, las ta olla. Aga sina peaksid teadma, sina selle meile siia tõid. Ja on sanktsioon, on kirjas paragrahv 237, lisamärkega 97. Rikkumise puhul on sätestatud rahatrahv kuni 300 trahviühikut või rahatrahv kuni 400 000 eurot. Need on sanktsioon, ära valet, et ei ole sanktsiooni. Ja kolmandaks, ei ole vaja rääkida meile, et sina ei tegele siin mingi lahterdamisega, ise tõid seaduse meile, mis lahterdab. Ja mis puudub sellest, kellel mis püksis on, me ei räägi sellest, mis püksis on. Sood on inimestel peas, nagu me tänapäeval teame. Ja enamik inimesi suudavad koosolekutel käia siiski pükstega, täna sina isegi ka.